sa oled kõik, mis vaja. Isa, ma palun, et sinu sõna võiks kõnetada meid, kingi see taevatoit ja ehita üles oma kogudus, puuduta inimesi ja ma tänan, et see sünnib sinu väe läbi. Amen. Võta istet, tore, et sa tulid. Mul on täna üks jälle nagu harjumuspäraselt tuttuus jutlus. Ma ikka vahest ise ka mõtlen, et millal ma ühe vana jutluse saan vahest käsile võtta, aga millegipärast kuidagi ei õnnesta mul see. Mu tänase jutluse pealkirja on, ma arvan, mida me kõik oleme küsinud vähemalt korra elus, oled sa lähemalt või kaugemalt, ja see pealkiri on, mis meist saab. Seda on paljud küsinud ja küsivad jätkuvalt ja muidugi ma pean ütlema, et klassikalises kontekstis seda juba küsiti kus? Viimses reliikvias. Täpselt. Mul oli ka kiusatus see lihtsalt nii ja klipp, et üles panna, aga kui meie vana projektor on selline pildina, nagu täpselt ta on ja uus on kuskil tulemas, kuskil avalustes tiirleb, ei tea miks, vahest jääb mõne asjaga selline mulje, et seda tehakse kuskil üks hiinlane kodus põlve otsas teeb, aga vahest mingi asjaga loodetavasti igal juhul ta lõpuks ikkagi see korralik projektor jõuab meieni. Aga miks me küsime seda küsimust? Sest ühelt poolt me elame sellises turbulentses ajas, kus sündmused on täiesti ettearvatud, kui sina ütled, et sa tead täpselt, tule lähme kohvile, järgmine nädal anna telefon, ma tahan teada, mida sa täpselt tead. Teine reaalsus on see, et me elame sellises infoajastul, kus spetsialiste on kotiga võtta. Kõik teavad täpselt, kuidas läheb. Mind täitsa hämmastab, mina neid ei jälgi, aga ma lihtsalt kuulen siit tuttavate kaudu. Neid on tõesti terve koti täis. Aga ühest küljest ma saan aru, et see on selline inimlik huvi teada saada ja iseenesest ei ole ju vale seda küsida, aga võib-olla sa oled seda hoopis teravamalt küsinud isiklikus kontekstis. Näiteks, sul ei ole tööd, sa mõtled, mis saab. Või veel, sa oled vallaline ja küsid, et vaikselt endalt, et mis saab. See teema on õhus, võib-olla sul on firma nii nagu Toomasel, mõtled, mis siis saab ikkagi. Või sa tuled suhteolukorrast nii, kus see on nii teravad asjad on olnud ja sa küsid, mis siis saab. Tegelikult see on täiesti pädev ja aktuaalne küsimus ja mul on üks point, aga tuleme Jumala sõna juurde. Apostlite 1. peatükk, 6-7 salm öeldakse meile midagi huvitavat. Siis küsisid temalt ehk Jeesuselt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud. Ja mulle tundub, ennem kui teemasse sisse hüpata, et liialt palju on neid kristlasi, kes seda kirja kohta nagu ei ole lugenud või tead, nagu raamatut mõni loeb üle lehekülje. Et vaat, mõne raamat saab jube kähku läbi, siis ta loeb üle lehekülje, sest miks muidu oletatakse ja otsitakse vastust küsimusele, mida Jeesus nii selgelt ütles, samas meil on loomulikult usuvabadus ja kui sul on vaba aega palju, siis sinu valik, aga Jeesus ütles väga selgelt, ei ole sinu ja minu osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud ja võib-olla on üllatus sulle see, et Jeesus ka ei teadnud kõike. On see sulle täitsa uus mõte? Jeesus ei tea kõike, isa teab kõike. Võib-olla tänases interneti ajastus mulle tundub, et osad YouTuberid on selle koha ära kaotanud, aga see selleks. Tundub, et see on ju ühtpidi väga lihtne küsimus, et mis meist saab. Aga tegelikult vastus sellele lihtsale küsimusele on palju keerulisem, kui tundub. Piiblis on üks huvitav lugu, mis maalib tegelikult lahti selle asja olemusena, mis meist saab, kuidas seda käsitleda. Ja see on Luuka 8:22 salmist loen. Ja siin on kirjutatud nii. Ühel päeval aga sündis, et Jeesus ja ta jüngrid astusid paati ja tema ütles neile, sõitkem üle järve vastaskaldale ja nad asusid teele. Tundub siuke väga mõnus ju. Aga purjetamise ajal ta jäi magama.
ja järvel tõusis tuulis pea ja uhtis paadi vett täis ning nad olid hädaohus. Siis nad astusid tema juurde, äratasid ta üles, ütlesid, õpetaja, me hukkume. Tema tõusis, sõitles tuult ja veemöllu ja need vaibusid ning järv jäi vaikseks. Jeesus ütles neile, kus on teie usk? Aga nemad lõid kartma ja imestasid, öeldes üksteisele, kes küll tema on, ehk Jeesus, et ta käsutab ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna. Selle loo kaudu ma tahan öelda sulle, üks vastus sellele küsimusele, mis meist saab, on see, kellelt sa küsid ja millal sa küsid. Oled sa mõelnud sellele? Kui sa küsid jüngrite seda vastust teekonna alguses, siis nad ütlevad, halleluuja, äge, me lähme Jeesusega paati, milline mõnus ilm, nii turvaline sõit saab olema, me oleme lihtsalt täiesti ootuses, mida kõik saab sündima ja mis üleüldse saab juhtuda koos Jeesusega, on ju? Ma ei tea, oled sa oma usuteed alustanud, nii et kui mina juba oma elu Jeesusele andsin, no mida üldse saab juhtuda? Ma loodan, et sind ei ole uimastatud selle mõttega, vaid siis alles tegelikult läheb lahti, nii nagu eelmise pühapäeva kõneleja ütles, mis mulle väga meeldis. Kui sa tõmbad oma elu paadi kaldale, siis punkt 1, mida mulle tundub tänases ajas väga palju ei rõhutata, tee oma elu korda. Pane asjad korda. Ja nii et kui sa küsid, mis saab sinu elus, siis see küsimus ongi see, et oleneb, millal sa küsid seda. Järgmine, kui sa küsid seda jüngritel, keset tormi, vastus on, me hukkume. Oled sa märkanud, kui erinevad küsimusi sa võid saada küsimusele või vastust küsimusele, mis seest saab? See kõik sõltub väga palju, mis hetke olukorras me oleme, aga Jumalaga ei ole nii, see on see hea asi. Siit me võiks õppida ühe mõtte, et hirmust lähtuvad vastused ei ole üldse head vastused. Oled sa märganud, kui sa oma elus oled võtnud teatud hirmudest lähtuvad mingeid otsuseid, siis see ei ole hea. Jüngrid tundsid, et see on olukord, mis on täiesti käest ära. Ja see on täiesti omaette selline mõttekoht, mis on need meie vastused, kui mitte võib-olla koos olles, aga kui üksi sinult küsida, Jumal tuleb kohale ja ütleb, et mis sinust saab, mida sa tegelikult, mida sa päris usud. Peaks mingid kindlad asjad olema, mida me usume ja see on see põhjus, miks me sellest täna räägime. Kui küsida Jeesuselt, mis meist saab, see vastus oli täiesti teistsugune. Tema ei nõustunud jüngrite hinnanguga. Ja mitte sellepärast, et lihtsalt see olukord oleks kohe muutunud, vaid tema sisemine nägemine ja olemine oli täiesti teistsugune. Oled sa mõelnud sellele, et Jeesus oleks ju võinud paadile teise suuna anda? Et keeraks otsa ümber, läheks turvaliselt kaldale tagasi, kui see äri konteksti, kõik oleks kohe poolt, et lähme turvaliselt sadamasse, see oli vale start, alustame uuesti, aga see ei olnud Jumala mõte. Sellel lool on tegelikult üks sügavam sisu. Kui me küsime, mis meist saab, siis alati sa pead teadma seda, et Jumal vaatab perspektiiviga ette. Kas sa tead, selle loo sees oli Jumalal hoopis taevasel isal üks kaugem siht kui jüngritel ja Jeesus ühel imelisel viisil oli teadlik. Kas keegi teab, mis see siht võis olla? Ei, see ei olnud teisele kaldale jõudmine. See ei olnud jüngritele ühe vägeva actioni pakkumine, et vau, päriselt tuul ja lained kuulavadki sõna ja milline elamus. Sest ainult elamusega sa ei jõua kaugele. Tead, tegelikult, kui sa loed seda lugu edasi, seal oli üks palju sügavam siht Jumalal. Ja siht oli see vabastada keegi, kes endaga toime ei tulnud. Üks seestunu, kelle sees oli leegion teemonid. Leegion on 6000 kuskil. Kujuta ette, ühes inimeses on kokku pakitud 6000 teemonit. Ma ei tea, ma olen mõelnud vabastusteenistusega tegeleda, et mul oleks niisuguse tüügiga päris kaua läinud.
Jeesusel oli õnneks vägi natuke suurem ja lahendused teistsugused, aga kui mina näen seda lugu, siis ma näen, et selle seestunu hääl oli kuulda isegi läbi selle tormi vaimumaailmas. Jumal kuulis seda ja sellepärast ta läkitas oma poja sinna appi, et vabastada see seestunu. Oled sa seda lugu selles kontekstis vaadanud? Ja me võiks võtta selle ka oma ellu sellise nurga alt, et me ei peaks oma tormidele nii hinnanguid andma, et me hukkume, et mis meist saab, vaid sul on üks sisemine arusaamine Jumalast, kes näeb asju ette, kellel on lahendus seal, kus sa ise ei näe. Jeesus ei lasknud ennast rivist välja lüüa, sest torm oli ju päris. Ja minu küsimus on taas see, et mida sina usud tormi keskel, mida sina ütled, et mis minust saab? Ma olen ise ka teatud tormidest elus läbi läinud. Ma olen näinud seda, et kui sa hoiad Jumalast kinni, siis sinust saab väga hästi. Sa lähed sellest tormist välja ja me peame ennem ikkagi ära otsustama, mitte pärast. Vaata, inimestena me tahaks pärast otsustada, et küll on hea, et Jumal päästis, aga võib-olla sa küsid praktiliselt, mis see peaks olema sinu jaoks? Võida ära need hirmumõtted, need juurpõhjused enda sees. Ja siis sa seda vastust, mis sinust saab, kui teha isiklikuks, sa näed täitsa teise nurga alt. Nüüd ma tuleks järgmise loo, et mis toob meid ka küsimus ette, et mis meist saab. Mattuse 26, 33 salmist alates paar salmi. Siis Jeesus ütles neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on. Ma löön karjast ja karjalambaid pillutatakse laiali. Kuid pärast oma üles äratamist ma lähen teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle, tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina minu 3 korda ära. Peetrus ütles talle, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid niimoodi. Mis meist saab? Oled sa kohanud neid mina kristlasi? Nad söövad oma sõnu nii nagu hommikul putru, kui sa putru sööd juhuslikult. Mõni ütleb iga hommik. No, Peetrus pidi oma sõnu sööma, sest Jumala viis, mis temast saab, oli täitsa teissugune. Jumala tee oli teissugune. Sa võid mõelda, kas sina kuulud selle mina kristlase kampa, kus mina teen ja mina tean ja mina ei tee seda kunagi. Muuseas, Peetrus annab meile ühe tasuta õppetunni ja võib-olla äkki õpiks selleks midagi. Kõige parem viis süüa oma sõnu, ütled Jumal, et ma ei tee seda kunagi. Kui sa kuulad pereraadiot või mingit muud kristlikku raadiot, siis sa kuuled sealt lugusi, kuidas inimesed jälle tuleb esile üks huvitav muster. Ma ütlesin seda, et ma ei tee seda kunagi ja siis osutus, et ma teen seda. Ja jälle see mina ei kanna välja. Ja mitte sellepärast, et Jumal tahab meie nagu isiksusele matsu anda, aga on suur vahe enesekindlusel või kindlusel Jumalal. Ma võiks, tooks siukse näite, näiteks siin on noori ka. Kujuta ette, jube ju lihtne. Meil on müügil raamat, kuidas saada miljonäriks või kuidas saada rikkaks. Miks keegi rikkaks ei taha saada? No? Mis teil viga on? Loed raamatu läbi, teed, kõik on käes. Aga see mina tegelikult ei käi nii. Peetrus sai selle enesekindluse sellise matsu, mille kõla on kuulda aastasse 2025. Vähemalt mina kuulen seda. Kas sina kuuled seda oma elus? Mis sust saab? Mina. Kui palju jamasid jääks ära, kui me saaks pidama selle mina pealt? Mina teen need otsused ja siis sa paned pea liiva ja mõtled, kui ma ainult oleks jätnud selle tegemata. Võib-olla sa küsid, milline oleks see õige vastus olnud? Et mis meist saab. See vastus oli, milline, luban kaasa rääkida. Milline võiks õige vastus olla Peetruse kontekstis?
mis oleks vaimsel maailmal kehtestunud. Vaata, oled sa märganud, on sõnu, mis vaimses maailmas kehtestuvad ja on sõnu, mis lihtsalt lähevad ja neil ei ole vaimselt nagu väga suurt kaalu. Kui vaid Peetrus oleks öelnud need lihtsad sõnad, issand, mulle sündigu sinu sõna järele. Seda ütles Maarja, täpsemalt Mirjam, sest Maarja nime juudi kultuuris ei ole, natukene harin, saades selle sõnumi inglit. Ja see loogika on see, mitte meie ei ütle Jumalale, mis toimub meie elus, vaid Jumal ikkagi meile. Mina olen näinud, on inimesi, kes kaotavad selle seose nagu ära ja ütlevad Jumalale, mida tema peaks minu elus tegema, mitte vastupidi. Pigem peaks kuulama, Jumal, kuidas sa mind välja juhatad. Jumal, mis moodi sinu sõna teeb tee sinna, kus on justkui sein. Aga Jumal on see võimalik teha ikka. Ja Peetrus tegi vastupidi ja me oleme lugenud ja osa saanud sellest tulemusest ja see on üks mõttekoht meie elus. Milline on sinu vastus sellele, kui ma küsin, mis meist või sinust saab? Oled sa märganud, see on väga oluline küsimus. Nüüd järgmine koht, mis meist saab, on apostlite tegudes. Nüüd ma loen natukene laiendatud tõlget, kuna meil kirja peal või ekraanil ei tule, aga mul on siin kirjutatud vabas tõlkes nii. Ja kui nad Viimsi tulid, tegelikult on siin linna, aga võib-olla Viimsis saabki üks päev linn, kes teab. Kui nad Viimsi tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg. Kui sa nüüd mõtled, miks loetakse see nimi üle, see näitab taas meile, et Jumalale on iga inimene tähtis. Nüüd edasi läheb siin. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarjaga ning naistega ja Jeesuse vendadega. Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti. Rahvast oli koos umbes 120 inimest ning ütles, mehed, vennad, täide pidi minema kirjasõnad, ta sai oma õppetunni kätte. Täide pidi minema kirjasõna, mis püha vaim on Taaveti suu kaudu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse kinnivõtjate teejuht. Ta oli ju meie sekka arvatud ja samas teenimine oli tema osa. Just tema hankis ülekohtu palgast enesele põllu, aga ta ise kukkus üle pea kaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta sisikond valgus välja. See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele, nii et siin ei saa öelda Viimsi, see oli ikkagi ajaloos. Nii et seda põldu enam nende murdes kutsutakse verepõlluks, sest laulude raamatusse on kirjutatud tema elupaik saagu tühermaaks, järgu elagu selles keegi, tema ülevaataja amet saagu teisele. Niisiis peab Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos meiega saama üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja. Peetrus sai äkki väga selgelt aru, kuidas Jumal liigub, mis temast saab. Kui ta ütleb seda, et täide läheb sõna, siis ta, tead, see on nagu midagi sellist, kui siit läheb, kus meil rong läheb, no Tartu suunas ikka läheb, et rööpad on maas ja sa tead, et vahet ei ole, mitu kilomeetrit see rong jõuab Tartu, seal ei ole eksimisvõimalust. Kui meie omagi elus ütleme seda, et Jumal, mulle sündigu sinu sõna järele, võib-olla sa ei tea, aga Jumal on väga palju asju öelnud ka sinu elu kohta, mitte sinu suu läbi, vahest kellegi teise suu läbi, palvekambris. See kõik kehtestub vaimses maailmas. Ja siis öelda jätkuvalt seda, et Jumal, mulle sündigu sinu sõna järele, see on nagu üks garantii, et sa jõuad sinna Tartu rongiga kohale ja rööpad püsivad paigalt. Nüüd, kui küsida, et tagasi tulla, kui küsida seda küsimust Peetruselt, on vastus nüüd täitsa teistsugune, mis meist saab. Ja see vahe on see, kui sa küsid inimeselt, kes on palveinimene, siis sa saad täiesti teistsuguse vastuse.
Inimene, kes palvetab, on teadlik Jumala üleloomulikest asjadest ja Peetrus sai selle kätte, ta astus selle sisse. Kui sa loed seda eelnevat teksti, see oli ammu ennem teda kirjutatud, see oli Vanas Testamendis, ta ei olnud haritud, aga äkitselt püha vaimu läbi palves talle avati need saladused ja ta on teadlik, mida Jumal nüüd teeb. Ja tead, seda me vajame oma eludesse. Kui sa vaatad oma elu tagasi, siis alati seal on teatud sellised olulised pöördekohad. Ja siis on oluline, kuidas läheb. Ja kui sa jätkuvalt palud seda, et Jumal, mulle sündigu sinu sõna järele, siis see vastus, mis sinust saab, on väga lootusrikas. Nüüd ma tahaks seda kokku võtta selliselt. Midagi isiklikku, et sa võiks seda võtta oma elusse kaasa. Ma ei tea, milline oleks sinu vastus täna, kuidas sina näed oma tulevikku, kui ma ütlen, et aga päriselt, mis sinust saab. Vahest on meil need standard vastu, ma usun, et Jumal õnnistab ja kõik läheb hästi. Seal peab olema üks vaimne reaalsus taga. Mina kasutan oma elus tihti midagi, mida ma tahaks jagada sinuga ja kui see sobib, sa võid sellest kinni haarata ja rakendada oma elus. Tead, kus see läheb lahti? See läheb lahti Psalm 23. Kui sa küsid minult, mis saab, see on see, mida mina tihti palun välja. Issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Rööpad on maas. Asi läheb õigeks. Pole vahet, kuidas hetkel tundub. Kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. See ei tähenda, et kurjust ei ole. Ma ei tea, kas sa elad kohas, kus kurjust ei ole. See just maa peal küll ei ole. Kui maa peal on see. Sest sina oled minuga, su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Igal sellel sõlan on väga pikk lugu, mida ma ei hakka rääkima, aga ma toon lihtsalt karjase kepi esile. Kas sa tead, tolla aja karjastel, see ei olnud mingi suvaline kaigas võsast nagu, või poest ostetud. Seal oli kepp, kus olid märgid peal teatud võitudest Jumalaga. Ehk kui karjane vaatas oma keppi, ta teadis väga täpselt, siin Jumal mind aitas, see oli see olukord. Ta ei pidanud midagi mõtlema, ette kujutama, tal oli kaasaegne telekas selle kaika peal või karjase kepi peal, ütleme niipidi. Ja su sauned trööstivad mind. See tähendab seda, et me peaks asju mäletama, mida Jumal on teinud. Ma loodan, et sa oled see. Nüüd ta läheb edasi. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all, et tänapäeval me oleme nii helikuks läinud, me kardame nagu vastaseid, aga Piibel ütleb, et need on olemas. Seal ei ole midagi teha. Aeg-ajalt neid tuleb ette. Aga Jumala lahendus on see. Sa võiad mu pead õliga. Mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Kas see on see, mida sina usud, et mis sinust saab? See võiks olla vähe, et Jumal oma sõna läbi pakub igaühele, aga see ei ole lihtsalt, et sa vuristad ära. See tähendab ka seda, et tõepoolest issand on sinu karjane. Kui sa oled alistanud iseennast Jumalale, siis sa julged uskuda seda mitte fanaatiliselt, sest siis ei lähe täide, aga kui sa oled alistanud need issandale ja tõesti tema on sinu karjane, siis sa julged uskuda seda, et sul ei ole millestki puudust. Muidugi see kirjakoht tähendab ka seda, et himu on üks asi, millestki puuduse mittetundmine on teine asi. Teatavasti Jumala sõna ütleb, kui sul on riided seljas, koht, kus olla ja kõht täis, siis meie esmavajadused on täidetud. Muidugi Jumala sõna ütleb, kui sa tunned veel millegist puudust, siis Jumal võib lisa anda. Siin tuleb kohe meelde Taavet. Mõned nädalad tagasi, Kroll puudutas korra seda teemat. Mõtle, tegelikult Jumal ütles ju Taavetile ka seda, et kui sul oleks meie kontekstis see kõlab naljakat, aga ta ütles, et kui sul on puudu mõnest asjast, sa oleks paluda, ma oleks andnud sulle. No meie ei saa aru, meie ei ole Vana Testamendi ajal, aga mõtle,
see lause iseenesest, otsi Vanast Testamendist üles, on kirjas, see on juba väga kummaline. Aga Jumal ütleb, kui sul oleks millegist puudus, palu, kas ma keelan, no meie kontekstist ei sobi, aga ikkagi, ehk Jumal ei pannud piiri ette, aga Taavet ei tulnud millegagi enda sees toime ja Jumal ootas, et ta oleks pidanud toime tulema sellega. Nii et see puuduse kontekst on oluline enda jaoks selgeks teha, aga taas tulen korra selle juurde tagasi. Mida täna sina ütled? Mis minust saab? Kui sa võtad selle kirja kohta, isegi kui sa näiteks täna ei ole tööd, siis sul on kindel alus uskuda, et tuleb päev, kus see töö lihtsalt leiab sind. Pole vahet, kas sina leiad töö või töö leiab sind, mõlemat pidi Jumal võib teha. Aga on oluline see, mida sa enda kohta ütled, mis sinust saab. Ma kunagi olen jaganud seda, mina uskusin 3 asja, kui mina sain päästetud, mis tulid enda sisse, see oli see, et Jumalal on plaan minu eluajaks, see plaan on hea ja ma tahan seda väga kindlalt järgida ja see on mind toonud sellesse kohta, mis täna olen, ehk see oli minu nagu vastus selle, mis minust saab, ma haaransin sellest kinni, ma palusin ja uskusin selle välja ja luba öelda, täna see kehtib igaühe jaoks. Aga mu küsimus on, kus oled sina? Võib-olla sa oled seal jüngrite paadis, kus sa annad väga erinevaid hinnanguid, sa ootasid, et sõit on mõnus ja täna ütled, et me hukkume, siis mina ütleks, peata oma suu ja küsi Jeesu käest, kas sa tõesti hukkud? Või on see lihtsalt sinu hinnang? Siis oleks see võimalus küsida abi ja saada abi Jumal käest, sest ta on helde, ta ei tee vahet, ta sirutab igaühe poole. Jääme palvesse. Jah, tõuseme, miks mitte. Isa taevas, mina usun, et see sõna on kõnelend inimeste eludesse ja jätkab ka interneti kaudu oma elu elamist. On inimesi, keda see peatab heas mõttes, sest ta on nii palju hinnangud andnud iseenda kohta ja kandnud ennast maha. Ja kui küsida sinult, et päriselt, mis saab, siis sa ütled, mitte midagi. Lihtsalt asjad on halvasti läinud, teatud, sul on, see oleks aus kirjeldus. Midagi saa, siuke tüdimus. Aga Jumal tahab sind oma sõna läbi üles tõsta, et äkki sa usuks seda, et nii nagu jüngrid, kes oli paadis, äkki sa küsiks Jeesuselt uuesti, kas sa ikka hukkud? Võib-olla on midagi, mida sa täna ei näe ja võib-olla Jumal kasutab seda läbi elamist kunagi tulevikus väga võimsalt. Nii et Jumal tahab sind väga selgelt peatada, seda hinnangu andmist. Võib-olla sa oled hinnangut andnud oma taustast lähtuvalt. Katkine pere, finantstoetust ei ole. Ja kui küsida, et mis minust saab, siis sa lihtsalt nagu ohkaks, et no ma loodan, tahaks parimat anda. Aga taas Püha Vaim ütleb nagu väga selgelt, et äkki sa küsiks Jeesuse käest, mis sinust saab. Ja see on päris saamine. See ei ole lihtsalt mingi nagu vahevõtte hinnangu andmine, et sa oled siuke ja nii oli ja kui sa saad selle vastu Jeesuselt, see võib muuta kogu sinu tuleviku lootust. Võib-olla sa maadled meeletult selle üksindustundega. Muuseas, ma ütleks juurde, sa võid olla abielus ja sama üksikut ennast tunda. Vahest vallalised mõtlevad, et abielu inimesed küll seda ei tunne. Ma mille pärast pean ütlema, et see on vale. Mitte, et mina tunneks igaksus selgitan. Aga võib-olla sina oled just see isik, kes abielus tegelikult ütled, päris ausalt, ma olen päris üksi. Ja kui küsida sinult siis, et mis siis saab, sa ei tahaks võib-olla isegi vastata päris sellele, sest valu on suur. Aga taas Püha Vaim ütleb, et äkki sa küsiks Jumala käest uuesti, mis minust saab. Tal on anda sinu ellu täiesti teistsugune perspektiiv, kui täna sina näed. On nii palju veel erinevaid põhjusi, kus kui ausalt küsida, mis minust saab, siis sa tõmbaks nagu sisemselt kortsu ennast. Sest see reaalsus, kus praegu sina oled,
see justkui nagu ei tõota sulle midagi head. Ja Jumal kutsub sind välja 2 asja. Lugema tema sõna niimoodi, et sa saad ühe sõna enda käest. See natuke parandan selles mõtte, et see võib tulla ka kellegi läbi raadiost, aga kindel on see, et äkitselt sul on Jumala sõna käes. Sa tead, Jumal rääkis sinu ellu. Ja see teine samm on siis haarata sellest kinni, nii nagu uppuja haarab kinni ühest päästerõngast. Ja sa otsustad lõpuni paluda. Jumal, mulle sündigu sinu sõna järele. See ei ole enam minu tugevus, minu võimekus. Mul on piisavalt elukogemust, et teada enda sees, et see mina ei kanna välja. Isegi kui tundub, et kannaks, siis Peetrus toob esile väga selgelt selle, et see ei kanna. Siis haara täna kinni sellest, kui küsida, et mis sust saab, et mulle sünnib. Täna, Jumal, mulle sünnib sinu sõna järele. Kui sa oled alustanud usuteed, siis see koht on ristimine, kus sa teed Jumala sõna järele. See on see algus. Aga on palju veel, mida Jumal tahab sulle anda, aga sina pead otsustama, need rööpad maha panna, ütled, ma käin seda rada, sest ma olen äkitselt mõistnud midagi. Et see, mida sina mõtled minu elust, on palju kõrgem kui see, mida mina täna näen. Ja võib-olla ütlen ka, mis saab siis toimuma. Aga Jumal, ma otsustan, mulle sündigu sinu sõna järele. Jumal, ma palun, et sa kuuleks neid palveid, neid ehedaid, siiraid hüüdeid, siirast avamist sinu palges, seda vahetut südamekõnet. Ja ma lihtsalt palun, et tõepoolest läheks täide, nii nagu Maaria elus läks täide, nii nagu Peetrus elus läks täide. Et läks täide sinu sõna. Ja olgu sul tarkust mitte anda hinnanguid oma elu kohta, kui taas pimedus äkitselt ründab sind, et hei, mis sust saab? Et siis sa ei lähe kaasa ja hakka ühte lugu jutustama endale. Ja see kurb asi on see, et kui sa jutustad endale, siis võib tulla päev, kus see läheb ka nii. Aga see ei ole Jumala plaan. Vaid Jumal tahab, et sa jääks seisma ja annaks neid hinnanguid, vaid oleks jätkuvalt selle koha peale, et mulle sündigu sinu sõna järele. Ja ma tänan Jumal, et sa oled kuulnud. Täname Jumalat.